Tere, hea kuulaja! Oled jälle kuulamas taskuhäälingut Küllalt. Täna on siin minuga Piia Post. Tere, Piia! Tere! Piia on Eesti atmosfäärifüüsik ja alates 2023. aastast kliimateaduste professor. Ta juhib Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi kliimauuringute keskust ja talle on väga südamelähedane kliimamuutuste haridus. Ta on pühendunud õppejõud, kes on aastakümneid õpetanud atmosfääri ja kliimafüüsikat, aga ka kliimapoliitika aineid. Tema kitsam teadushuvi on suunatud sellele, kuidas atmosfääri tsirkulatsioon kujundab teisi keskkonnamuutusi Läänemere piirkonnas. Ja nagu ka mulle, siis Piiale meeldib väga õppida. Kui äge kirjeldus ja siin atmosfäärifüüsik, juba nii palju küsimusi, aga ma ei saa enne neid küsimusi küsida, kui ma küsin sinu käest seda, millega iga episood meil algab. Mida on sul küllalt? Küllalt see tähendab piisavalt. Jah. Aega igatahes ei ole. Hästi palju ma saan kindlasti öelda seda, mida mul ei ole küllalt, aga ma arvan, et asju võib-olla on küllalt. Et kui ma siin mõned aastad tagasi, umbes 5 aastat tagasi vahetasin elukohta, ma olin 25 aastat elanud nagu ühes korteris pikalt, mul oli 3 tuba ja ma elasin seal üksi ja ma sain kogu aega, ükskõik mis juurde tuli, oli mul alati kuhugi ära paigutada, eks ju, ruumi on palju. Ja kui sa nüüd sellisest elamisest pead hakkama välja kolima, siis sa näed tegelikult, kui palju sul on selliseid asju, mida sa võib-olla ei ole 25 aastat kasutanud, 20 aastat kasutanud ja nii edasi, eks ju. Seda on kindlasti küllalt. Aga millest on sul küllalt? Ehk kõrini? Jah, me Lõuna-Eestis ütleks villand võib-olla isegi. Jah, millest sul on villand? Villand, eks ju. Ja millest mul on villand? Ma arvan, et ma olen väsinud selles, et Eesti ühiskonnas ei taheta teha vastu võtta otsuseid. Et me oleme kuidagi sellisel hästi madalal käigul niimoodi, et me niimoodi lihtsalt nagu oleme ja me ei taha küsimus ei ole selles, kas me jõuame kuhugi või me ei jõua kuhugi, aga me ei taha nagu leppida sellega või me ei taha tegeleda probleemidega, mis meil iga päev nagu juurde tulevad ja võtta vastu sellega seoses otsuseid. Ma arvan, et see on väsitav minu jaoks küll. Jah. Ja see, võib-olla ka see sinu villandist on ka see teema meil täna, et miks sa siin külas oled. Sest et nagu ma siin ette ka lugesin ennist, et sa oledki kliimateaduste professor, uuridki täpselt seda, et kuidas kliimamuutused ja siis kuidas see mõjutab Läänemere piirkonda, aga samas ka just sinu siis haridus atmosfäärifüüsikuna, et siis kõik need teadmised, et mis asi on kliimamuutus, miks kliima muutub, kus suunas ta muutub, on sinu sees olemas. Ja täna siis eesmärk ongi meil siis avada siis seda teemat ka siis siin Eesti kontekstis, et mis need kliimamuutused on, kas need on juba kohal ja kuidas see kohanemine siis selleks peaks välja nägema. Ja võib-olla ma alustamegi sellest, et võib-olla saad sa meile rääkida, et mis see kliimamuutustega kohanemine endast siis kujutab, et kas meist saavad kahepaiksed, et kuidas me kohaneme või kuhu me kohaneme? Ja see ei ole see kohanemine, mis on mingitel liikidel, eks ju, mis kohanevad otseselt elutingimustega, et inimesel on ju olemas ka mõistus ja tunded ja meeled ja sellised asjad, eks ju, mis võimaldab neil siis teistmoodi kohaneda kui lihtsalt loodusel, kellel võib-olla neid ei ole, võib-olla on, võib-olla ei ole, eks ju, et me kindlasti seda täpselt võib-olla tänapäevase teadmise tasemel ei tea. Aga need muutused, mis meil päriselt praegu juba toimunud on, eks ju, et me teame väga selgelt, et temperatuur on tõusnud. Globaalselt on tõusnud ja Eestis veel rohkem tõusnud, veel kiiremini tõusnud. Ja see on täiesti kindel teadmine, see on teaduslikult kindel, seda me näeme, eks ju, faktidena aegreas näeme ja põhimõtteliselt me suudame sinna ka taha tuua, kuna see on siis tulenev kasvuhoonegaaside enam
noh, emissioonist ja ka seal kasvuhoonegaasidele enam neeldumisest, pikaajalise kiirguse enam neeldumisest, eks ju, et siis see on nagu sihuke hästi kindel teadmine. Ja siis teine asi, mis muutused nüüd kaasnevad selle sama temperatuuri tõusuga, noh näiteks, mis võiks seal olla, eks ju, äärmuslikud temperatuurid on tõusnud ja kui me vaatame, me ei saa lihtsalt öelda, et aasta keskmine temperatuur on tõusnud, et see on selline näitaja, mis ei ole väga praktiline, eks ju, et see võib sul klimatoloogias küll see arv olemas olla, aga sellega pole põhiliselt nagu mitte midagi peale hakata. Aga põhiliselt on tõusnud, eks ju, talved on läinud soojemaks ja sealt tulevad siis kaasanded, eks ju, mis talvede soojenemisega kaasa tuleb, lume vähenemine, lumeperioodi lühenemine, siis üldse, et ei tarvitse üldse, eks ju, olla lund, aga mis samamoodi see soojem atmosfäär toob endaga kaasa selle, et on vett õhus rohkem või veeauruna, eks ju, on õhus vett rohkem, see tähendab seda, et talvised sademed on juba kasvanud, eks ju, need on kõik faktiliselt teada. Meil on siin üks selline projekt nagu AdaptEst, milles meie siis Tartu Ülikooli Füüsikainstituudi kliimauuringute keskus, meie vastutada on seal siis Eesti tuleviku projektsioonide tegemine kliimamuutuste osas, aga me oleme vaadanud siis ka mineviku kliimat ja need tulevad sealt meil kõik arvutustest juba välja. Et aga nüüd ülejäänud muutused, eks ju, et miks me ütleme kliimamuutused, mitte üks muutus, eks ju, sest tegelikult see muutuste väli on väga lai, eks ju, et ei ole ainult temperatuuri tõus, vaid on tegelikult ka siis niiskussisalduse tõus, mis on temperatuuri tõusuga väga selgelt kaasas käiv, aga nüüd see minu uurimistemaatika, mis on siis atmosfääri tsirkulatsioon, on ju, siis selles nagu sellist selget, ütleme niimoodi, et me võime teatud näitajate kaudu hinnata, et tsirkulatsioon on muutunud. No näiteks, mille kaudu me saaksime hinnata, võib-olla sademealade nihkumise kaudu või siis näiteks pilvisuse muutuste kaudu või mingite teiste näitajate kaudu näeme me sagedasti seda. Aga et see on palju keerukam protsess, seal on palju rohkem tegijaid, muutujaid sees ja see tähendab seda, et seal on ka nagu uuringud palju, ütleme niimoodi, et teaduslik arusaam ei ole nii selge nendes valdkondades. Aga tegelikult puudutab see nagu kogu meie igapäevast elu, need kliimamuutused. Kui sa ütled atmosfääri tsirkulatsioon, siis sa mõtledki lihtsas keeles seda õhku, mis siis kuskil üleval pool liigub ja kõik need tuuled ja asjad. Kui ma ütlen atmosfääri tsirkulatsioon, siis tegelikult atmosfäär on ju globaalne, meil on niisugune tore maakera, see on ideaalne, on ju, niimoodi, ja õhk saab tegelikult kõikjal ümber liikuda. Et kui me räägime, eks ju, kliimasüsteemist, kus on 5 komponenti, on, eks ju, seesama atmosfäär, on ookeanid, on siis krüosfäär, mis on jääsfäär, eks ju, siis on veel need mandrid, eks ju, või see litosfäär, kõvasfäär, ma mõtlen, ja siis viimane on biosfäär, eks ju, siis need ülejäänud on kõik niimoodi kuidagi piiritletud, on ju, neil on kõigil nagu piirid olemas. Aga atmosfäär on selline, mis saab igal pool liikuda ja käia ja see tähendab seda, et tegelikult ta mingis mõttes ühendab neid kõiki, ta on väga muutlik ajas ja ruumis on ta väga muutlik, eks ju, mitte ainult horisontaalis, eks ju, muidugi põhiliikumine käib horisontaalsuunas, eks ju, tuult me tunneme enamasti ikkagi, horisontaalse tuulena, eks, et üldiselt me ei tunne seda, et õhk tõstab niimoodi rõõmsasti õhku, et seda mõnikord harva juhtub, eks ju, mingite trombide puhul, aga üldjuhul mitte, on ju, aga siis jah, et õhk liigub kõikjal ja ma ei tea, esimest 100 kilomeetrit ilmselt võiksime atmosfääri puhul siis tsirkulatsiooni kaasata ja seal on teatud omad mustrid, on ju, me teame, et on troopikas, eks ju, sellised häädlirakud ja pärast seda tulevad järgmised tsirkulatsiooni muutused ja siis muidugi meie laiustel on kõige olulisem tsirkulatsioonikandja sellises suures mastaabis on muidugi tsüklonid ja antitsüklonid või see synoptiline muutlikkus. Siit võime ju selles suhtes väita, ma arvan, mitte täiesti õigesti, et atmosfäär ja õhk on meil ühisvara globaalselt, et me ei saa panna kuskile riigipiire või mingit kuplit siia Eesti peale ja öelda, et siin on meie õhk, et meie õhk võib olla ka kuskil mujal kellegi teise õhk mingil ajahetkel. Et siis kui me nüüd mõtlemegi õhureostuse peale, mis on ju ka väga suuresti suurenev probleem ja teatud mingites piirkondades, et kas siis ka see
atmosfääri tsirkulatsioon või muutused selles, et kuidas õhk siis liigub või atmosfääris nii-öelda see õhk liigub, et kas siis seal, et kas see ka kuidagi puudutab meid, et näiteks kui ongi näiteks sudu mingites suurlinnades, et kas need ikkagi need osakesed siis aga liiguvad ju laiali mööda maad? No seal on nagu mitu aspekti, et kui me räägime sellistest kasvuhoonegaasidest, eks ju, mis on pikaealised, näiteks CO2, eks ju, siis selle iga on seal suurusjärk 100 aastat, eks ju. Muidugi, see jõuab allikatest kaugele. Kuskil 2 nädalaga teeb, meie laiustel teeb tegelikult see, kuna põhiline õhuvool on, eks ju, läänest itta, siis saame me umbes 2 nädala pärast, kas nüüd täpselt selle õhu, aga mingid komponendid sellest õhust võivad meil siis nagu tulla siia, eks ju. Et gaasiline koostise pool, eks ju, on ka muidugi väga lühiealisi gaase, mis on ainult seal, eks ju, seal kohas, kus ta emiteeritakse. Näiteks paljud lämmastikühendid on suhteliselt lühikese elueaga. Aga need selline niinimetatud saaste või meie nimetame seda ka aerosoolseks komponendiks, ehk siis seal on peenosakesed õhus, mis võivad tõepoolest tekkida niimoodi õhku, et me nagu tolm, eks ju, et me rebime ta nagu maast lahti. Aga meie instituudis seal uuritakse, eks ju, meil on eraldi teine labor, eks ju, on, ma arvan, et atmosfäärifüüsika ja atmosfääri ja keskkonnafüüsika labor on see, eks ju. Ja nemad on ju uurivad seda, et kuidas siis gaasifaasis tekivad need väikesed osakesed. Et mitte niimoodi, et alguses on gaas ja pärast on osake, eks ju. Muidugi me teame kõik veeauru kondensatsiooni, alguses on ka veeaur, eks ju, on gaas ja siis on kondenseerunud, on juba vedelvesi, eks ju. Et loomulikult sellised kondensatsiooniprotsessid või need kutsutakse ka nukleatsiooniprotsessid leiavad aset ja vot need osakesed ei ole üldiselt väga pika elueaga. Nende eluiga jääb seal mõne päeva raamesse või et nad sõltuvad sellest, kui suured nad muidugi on, mida suuremad, seda kiiremini nad alla sadenevad. Nii et mis tähendab seda, eks, et kui meil on sellised emissioonid, siis need jäävad üsna paikkondlikuks või piirkondlikuks. Et kui meil on väga suured sellised tööstusemissioonide allikad, näiteks kuskil seal Aasias, eks ju, siis see aerosool jääb nagu üsna sinna piirkonda või näiteks Venemaa kohal on samamoodi, sõltuvalt sellest, et kuidas on nüüd need emissioonid piiratud, et tegelikult seda liiki atmosfääri saastega on tegeldud ju juba 1960 aastatest on vastu võetud seadusi, eks ju, piiratud neid väärtusi, eks ju, et mis üldse tohib ületatud olla. Ja meil Eestis on samamoodi olnud ju just põlevkiviga, eks ju, energeetikaga seotud, põlevkivi põletamisega seotud väga, ütleme niimoodi, et nende emissioonide tase on oluliselt alla tulnud ja see on seadusega reguleeritud, on ju. Ma ei ole küll kindel, et me praegu veel kõigi nende allikatega, kõigi gaaside osas nagu täidame päriselt neid nõudeid, aga see on hoopis teine maailm, mis oli näiteks võrreldes 20 aastaga või veel varasemaga. Nii et ma arvan, et niisugust sudu asja, Euroopas enam ei juhtu, eks me teame kuskilt kooliõpikust, et oli Londoni sudu, et Londonis sudu ei ole enam ammu, aga need sudud on pigem siis kuskil Aasias, eks ju, seal kas Hiinas, mis on nüüd, ma arvan, viimase 10-15 aasta jooksul väga-väga tegelenud oma atmosfääri kvaliteedi probleemidega, aga loomulikult India ja teised väga tihedalt asustatud piirkonnad, kus tõepoolest see probleem on, mis tähendab seda, et seda, nagu ma enne rääkisin, eks ju, et see sama kasvuhoonegaaside pool on see soojendav pool, aga need samad aerosoolne saaste või aerosoolid, et neil on nagu, nad on palju mitmesama rolliga atmosfääris. Ehk sai juba siin öeldud, eks ju, et nad tegelikult võivad ise kondenseeruda, aga neile võivad kondenseeruda ka pilved peale, eks ju, et nad on pilvede kondensatsiooni tuumadeks ja muidugi seda sai ka öeldud, eks ju, et nad on tegelikult inimtervisele on nad väga ohtlikud. See on põhjus tegelikult, miks neid on piiratud siin aastakümneid. Et neid heitmeid on piiratud, mis tähendab ühtlasi seda, et aga nüüd füüsika seisukohalt on nad tegelikult veel ka kiirguse seisukohalt on nad tegelikult atmosfääri jahutavad, mis tähendab seda, et kui me nüüd vähendame seda aerosoolset
aerosooli hulka atmosfääris, siis tegelikult me soojendame justkui atmosfääri. Ja seal on, need teemad on meil ka Velle Tolli juhitud töörühmas näiteks meie kliimauuringute keskuses on need teemad praegu väga siuksed aktuaalsed inimtekkeliste mitte kasvuhoonegaaside, vaid selle aerosooli see siis rollid atmosfääris. See kõik, mis sa rääkisid, on nii põnev ja nii mitmetahuline ja ma siis mõtlesingi, et sa mainisid ka juba, et 60-ndatel võeti mingeid otsuseid vastu ja täna on ka meil väga palju regulatsioone, mida tuleb järgida, siis mulle tärkas pähe siis see võib-olla siis see suurim inimkonna edulugu 80-ndate lõpust selle osooni kihi hõrenemisega ja aukudega, et kus siis tegelikult riigid suutsid kokku tulla ja mõista, et kui me jätkame samal moel, siis meil on nagu pöördamatud tagajärjed. Nii, ja tegelikult nüüd, mis see hinnang on, et see sooni auk on siis ju, või need augud on juba ju paranenud või paranemas ja äkki siis aastaks 2060 peaks olema lõplikult, mina olen kuskilt lugenud mingit sellist informatsiooni ja ma siit mõtlengi seda, et mis sinu kui siis ka siukse nagu ma ei teagi, võin öelda kliimateadlane äkki sulle ka ikkagi atmosfääri füüsik, et mis sinu hinnangul siis praeguses olukorras, kus meil tegelikult ju ka on teaduses väga ilusasti selgeks tehtud, et kliima muutub, sellel on tagajärjed, need kõik asjad ka, mis sa siin alguses nimetasid sademete hulgast ja rohkem nendest kuumapäevad, mis selle nimi on, kuumalained, et kõiki neid tuleb rohkem, et siis miks me täna ei suuda tulla kokku nagu kõikide riikidena nagu 80-ndate teises pooles ja otsustada, et nüüd me midagi keelame ära, sest tol ajal keelati ära teatud ühendid ja väga paljud ettevõtted pididki ju minema ja innoveerima oma ettevõtteid, et kuidas ma teen nüüd neid külmkappe ilma nende hävitavate aineteta, eks ole. Et siis kuidas miks me täna sinna ei jõua, mis su kogemus või hinnang või teadmised selle osas ütlevad? Nojah, ma olen selle üle palju mõelnud muidugi. See siis 87 Montreali protokoll, millega siis keelustati need niinimetatud F-gaasid, aga seal on päris mitu rolli. Üks asi on kindlasti see, et maailmakord oli teistsugune tol hetkel, kui ta on praegu, kus mingis mõttes see maailmakord, mida hakati looma siis pärast teist maailmasõda, ta tol hetkel väga hästi töötas veel. Praegu me räägime pigem millestki muust, eks ju, et see jõudude tasakaal ei ole enam selline ja lepped ei pea. Teine asi on see, et me peame alati vaatama seda majanduslikku aspekti. Kuskil 2000-ndate alguses ma tegelikult töötasin Soome Meteoroloogia Instituudis ja ma olin selles osooni uurimise töörühmas. Seda rühma muidugi ei ole enam praegu, aga sellest töörühmast on kasvanud välja väga palju Soome Meteoroloogia Instituudi peal rühmajuhte ja nii edasi. Aga siis ma nende atmosfäärikeemikutega rääkisin tol hetkel ja üks atmosfäärikeemik ütles, aga tegelikult need ained olid kõik juba olemas. Et see ei olnud niimoodi, et hakati neid aineid alles looma, vaid need ained olid olemas ja oli ka taga kuskil huvigrupp, kes tahtis nende uute ainetega turule tulla. Seda võib ju ka niimoodi vaadata, eks ju, et sellise käskude ja keeldudega saame me tegelikult luua võimalused kellelegi teise äri arenguks. Nii et seal taga peavad alati olema mingid huvirühmad. Ma ei saa nüüd öelda, eks, et ainult see huvi oli taga, loomulikult seal on see maailma päästmise huvi samamoodi taga. Teine asi on see, et justkui see puudutaks rohkem polaaralasid, kus meil tegelikult keegi ei ela, on ju. Ja see mõju ise võib olla globaalselt küll väga oluline, aga seal piirkonnas ei ole otseselt kedagi, keda see otseselt puudutaks, on ju. Kui me räägime nüüd üldist kliimamuutuste poolt, siis siin on vastupidi, eks üks asi muidugi maailmakord on muutunud ilmselgelt, aga teine on see, et see puudutab nagu kõiki riike ja kõikide riikide kõiki tegevusi.
et kui ma siin vahest loen kuskilt, ma ei tea, Eesti ajakirjandusest, et ja siis et kliimamuutused puudutavad neid ja neid valdkondi, ja siis mis mõttes, et missugused need valdkonnad on, mida nad siis ei puuduta. Neid valdkondi ei ole olemas. Ja see tähendab seda, et eks see probleem on iseendast nagu hästi keeruline ja loomulikult on siin taga ju huvirühmad. Et mul on väga kurb, et tegelikult meil nagu see taastuvenergeetika huvirühm või see ei ole piisavalt tugev olnud, ilmselgelt on ju, et ikkagi see põlevkivimajanduse poole huvid on nii palju tugevamad olnud, et sisuliselt me oleme, ma ei tea, viimased 20 aastat lihtsalt paigal tammunud ja mitte midagi teinud selles osas. Aga siin võib-olla see majanduslik vaade on, et sealt põlevkivitööstusest saab jällegi riik väga palju maksutulu, et siin alati on vist see pilt siin nagu Eestis, et sa peadki vaatama, et kus see maksutulu siis tuleb riigile ja seal on, see on kindlasti see üks aspekt ka. Seal ei ole ainult maksutulu, seal on ka ikkagi tuhanded inimesed on seal taga, kes tegelikult töötavad selles sfääris, aga seal on taga ka see, et kust tuleb energia. Ja ma olen nüüd peaaegu 20 aastat juba ülikoolis õpetanud sellist ainet nagu kliima ja poliitika või alguses oli ta nimi kliima ja poliitika, nüüd on seal ainel natuke teine nimetus. Ja siis me kuskil, ma arvan, 2010. aastal lugesime siis, tolle ajal oli kõik need kliimapoliitika dokumendid on ju olemas juba aastast 2005 on ju kõik asjad juba vastu võetud sisuliselt globaalselt, eks ju. Ja siis 2010 oli siis Riigikontrolli mingi aruanne või audit, eks ju. Ja ma mäletan, et siis juba, ja nüüd on see aeg käes, on ju, mille kohta siis kirjutati 2010, eks ju. Siis oli 16 aastat aega, eks ju. Et need põlevkiviblokid, et need nad jäävad lihtsalt liiga vanaks. Nad on 1960. aastatel ehitatud. Üks tehas lihtsalt või üks füüsiline objekt lihtsalt ei pea, mis tegelikult töötab 24/7 ju. See ei pea lihtsalt füüsiliselt vastu. Sisuliselt, et aastaks 2000, ma arvan, et see oli aastaks 2026, peaksid kõik need põlevkivi asjad olema juba tööst väljas, sellepärast lihtsalt, et üks asi on kliimaasi, aga teine asi on et sa pead lihtsalt neid uuendama, sest põhimõtteliselt see ei ole võimalik nende peal niimoodi lihtsalt liugu lasta enam. Aga muidugi see kõik on kallis, selle asendamine on palju kallis. See on alati üks see argument, on, et kust me selle raha võtame. Siin jäin ikkagi ka selle peale mõtlema, et mul lihtsalt tuli endale meelde selline kogemus. Tegin ühte ettekannet ja siis ma mõtlesin ka, et ma siis näitan publikule, et see kliimamuutused ei ole enam kaugel, et kui me räägimegi sellest, et me peame hoidma seda temperatuuri tõusu alla 1,5 kraadi, siis ma paningi slaidile suurelt 1,5 kraadi, küsisin, mis te arvate, mis see tähendab. Ja siis publikust siis inimesed teikasid, et palju on globaalselt kliima muutunud või mis see nagu eesmärk on. Ja siis ma ütlesin, et aga tegelikult see ongi võrreldes siis 1990 ja enne siis 30 aastast või 25 aastast seda keskmist kliima või ma ei mäletagi, mis see vahemik oli 1960 kuni 1990 või midagi sükest. Et selle aja keskmist siis praegusega, et siis meie kliima ongi juba 1,5 kraadi keskmiselt nagu, meie temperatuur siis keskmiselt ongi 1,5 kraadi võrra juba suurem Eestis sellest mingi 90 enne ajast. Mingi siuke statistika ma leidsin äkki Keskkonnaameti. Põhimõtteliselt see võib olla niimoodi. Nüüd 90. aastaga ei tea, sellepärast, et kõiki neid aastaid vaadatakse tegelikult siis tööstusrevolutsiooni eelse ajaga, ehk siis 1850 kuni 1900 sisuliselt vaadatakse. Selle perioodiga võrreldes, eks ju, maailm on selle ajaga võrreldes peaaegu 1,5 kraadi, aga Eesti on selle ajaga võrreldes 2,9, 2,7, midagi sellist, aga tõepoolest see viimase 30 pluss aasta, kuskil 80-ndatest alates on see väga kiire temperatuuri tõus. Et siis võib-olla kokku ongi see 2,2, aga see oli mingi plokk aastaid, mitte olnud 1 aasta, vaid mingi plokk aastaid, nende keskmine ja siis praegu. Ja siis igatahes ma ütlengi, et kuulge, tegelikult me elame juba 1,5 kraadi soojamas, mitte nii ja me ei pea isegi nii kaua aega tagasi minevikku minema. Ja mulle publikust tuli siis küsimus, kus see probleem on? Ongi hea soojem elada. Ja siis
kui ma adresseerisin seda, et aga ma arvan, et kui teil on mõni sõber, kes on põllumees ja tegeleb põllumajandusega, siis tõenäoliselt tema ei ütle, et oi kui hea soe on ja oi kui hea, et talvel lund ei ole ja sajab hästi palju vihma. Ja sealt tuli jälle mingi siis selline suhteliselt ebaviisakas vastus. Ehk siis ma mõtlengi seda, et ja arvestades, et Eestis on ikkagi läbivalt haridus, me peame seda ikkagi heaks, meil on loodusõpetuse tunnid, me alustame väga madalast east, et kus hetkel me siis nagu valesti läksime sellega, et me ei saa aru ühiselt, et meil need elame nagu ajastul või ajastutes lausa, kus siis ongi väga suured muutused kogu aeg käsil ja miks me seame kahtluse alla teadlaste nagu sina ja su kolleegid neid tulemusi ja miks ma ütlen, et ei, et ma ei usu, et kliimamuutused on päris, et see on inimtekkeline, et kus, ma tean, see on jällegi selline nagu sotsioloogiline küsimus võib-olla rohkem, aga võib-olla oskad kuidagi oma mõtteid avada, et mis siin on valesti pildil? Ma arvan, et siin on nagu mitu asja koos. Üks asi on see, kui näitata inimestele lihtsalt neid temperatuuri graafikuid, siis nad ütlevad ju sulle ka seda, et noh, et soojem on parem. Jah, täpselt seesama, mis siin kostis, eks ju. Ja kui kuulata põllumehi, siis nendel on tegelikult probleem. Aga samas me teame seda, et need, kes on skeptilised, on nagu peaaegu kõige suhtes skeptilised. Nad on skeptilised ka COVID-i, siis nad arvavad, et kuskil piserdatakse midagi lennukitelt alla, eks ju, et neid teooriaid, eks ju, mille kohta, mille osas nad ei usu, neid on aga hästi palju ja see ongi teatud rühm inimesi. Tegelikult see inimrühm ei ole nii suur, aga see inimrühm on väga häälekas. See on nagu probleem. Ja kui me vaatame ka näiteks Eesti meediat, eks ju, kuskil mingeid portaale ja vaatame, et kes seal siis midagi kommenteerib, siis just see rühm kommenteerib väga palju. Ja ega ma ise ka ei ole nõus nendele vastama sinna kommentaariumisse, sest sealt tuleb nagu igasugust, jah. Et tegelikult lihtsalt nagu ütleme niimoodi, et psüühika ei pea sellele vastu, et seda moodi võidelda. Aga ma arvan tegelikult ka, et Eesti riik või me võime alati küsida, et kes on siis selle eest vastutav, on ju, et neid tegevusi tehtaks, et kohanetaks. Ja loomulikult see vastutus on mitmete institutsioonide vahel ja lõpuks on ka igal üksikisikul on teatud vastutus või võimalused vähemasti midagi teha, on ju. Ja ma arvan ikkagi, et päris paljude otsuste vastuvõtmine tegelikult ei tähenda seda, et keegi neid päriselt ellu hakkab viima. Me räägime praegu mingist kliimaseadusest, on ju. Ja kliimaseadus saab kriitikat nii siit kui sealt poolt. Ja põhiline kriitika on ju see, et nüüd, et seal ei ole absoluutselt mitte mingit konkreetsust. Me tahame niimoodi olla, et me tegime selle linnukese ära, et meil on nüüd kliimaseadus. Aga tegelikult me võtsime välja need eesmärgid, mis olid hästi ebamugavad teatud valdkondadele ja ütlesime, et me üldse siukest valdkondlikku, me ei hakkagi seda üldse valdkondlikult jagama. Aga mida see tegelikult tähendab nendele valdkondadele? See tähendab lihtsalt veel sellise ebamäärase perioodi kestmist, nagu praegu on olnud. Et me tegelikult, nagu ma ütlesin eelnevalt juba, et 2010 oli siis sisuliselt nende Eesti kliimapoliitika see selline kriitika ja oli seal ka kirjas, eks, et mida tegelikult, et missugustele asjadele Eesti on juba Kyoto protokolliga seotult nagu alla kirjutanud, on ju. Aga Pariisi leppes ei ole tegelikult enam selliseid konkreetseid asju sees. Iga riik võtab ise need. Ja kui riik tegelikult ei näita seda initsiatiivi, ma ei tea, me võime küsida, kes see riik on, on ju. Aga kui ta ei võta seda initsiatiivi, siis saabki niimoodi vaikselt edasi lohiseda. Aga ma ei ole kindel, et see tegelikult nagu odavam on. Ma arvan, pigem vastupidi. Aga või sõnastame sellega ära, et me saame aru, et kliima muutub, see on nagu selline alusbaas teadmine.
ja see tähendab, et tulevikus siis ootavad meid mingid sündmused, et seda saabki siis prognoosida, et millised sündmused meid siis tulevikus ootavad. Ja me peaksimegi siis valmis olema nendeks sündmusteks, et see ei ole see, et sul on lihtsalt üks päev on nagu 21 kraadi, on rohkem sooja, vaid me räägimegi siis rohkem sellistest väga kuumadest päevadest, kus on vaja nagu tube jahutada ja nii edasi. Et siis mis see kliimamuutustega kohanemine siis endast kujutab, et sa ütlesidki, et see puudutab kõiki erinevaid institutsioone ja lõpuks meid ennast, et kas siin on ka siis kuidagi kihid, et me peamegi ootama, et riik ei teeks ainult linnukese pärast asju, vaid aktiivselt siis teeks midagi või ettevõtted peavad midagi tegema või kes kus mida teeb. Ja kõigil on tegelikult peaksid olema tõepoolest omad ülesanded. Mul on see üks joonis, mida mul siin muidugi ei ole, et seal kohanemise poole peal on valmistumine näiteks hädaolukordadeks, ehk siis kuna soojemas kliimas ilmselt hakkab äärmuslikke ilmaolukordi olema rohkem, eks ju, siis peab selleks nagu paremini valmis olema. Nüüd üleujutuse kontekstis, mis liiki äärmusolukord üleujutus, eks ju. Et võivad olla muidugi need siuksed mereäärsed üleujutused, mis on seotud võib-olla väga tugevate tormidega, mingid siuksed ajuveed võivad olla need, me oleme, eks ju, ühte nüüd siin sellel aasta 1000 näinud, eks ju, 2005. aastal, mis tundus meile siiski nagu natuke üle piiri olevat, eks ju, et tegelikult me selliseid kordusi ei taha. Aga et kuidas selleks siis valmis olla, selliseks üleujutuseks? Ütleme niimoodi, et nendes riikides, kus suur meri või suur ookean ikka väga lähedal on, näiteks Holland või siis ka Taani, et nemad ikkagi ehitavad lausa valle ette. Aga siin me peame ütlema ka, et need on ka väga rikkad riigid. Need on ka meist ikkagi rikkamad riigid. Et ilmselt nendes riikides, mis on seal kuskil Soojamere saartel, mis on otseselt samamoodi keset merd, eks ju, saareriigid, kus juba meretase on tõusnud, eks ju, aga neil ilmselt ei ole ju võimalust neid valle ehitada, sest neil ei ole raha nende vallide ehitamiseks. Nii et siin need tegevused peavad olema ilmselgelt sellised, mis on kooskõlas nagu selle vajadusega, eks ju, et kui suur see oht on ühelt poolt, on ju, aga teiselt poolt ka sellega, et mis on üldse võimalus, kuidas seda tõrjuda saab. Ja muidugi kõige lihtsam võimalus tõrjumiseks või sa ei saa tegelikult nagu selle vee vastu, sa ei saa, et sa ei saa öelda, et ma hoian selle ära, eks ju, et ma lasen mingi kahuripaugu, eks ju, ja võt siis ei tule. Et see põhimõtteliselt ei ole võimalik, eks ju. Aga me saame inimesi ette valmistada selleks, et nad oskaksid õigesti käituda, kui selline asi juhtub. Näiteks see sama mingid siuksed, meil muidugi tsunami oht ei ole väga suur, aga näiteks need samamoodi, eks ju, et me näeme, eks ju, et kuidas Jaapanis näiteks on väga hästi üles ehitatud tsunami hoiatused ja kui seal, ma nüüd ei oska, see oli Malaisia vist oli see, kus oli seal mingi 10 aastat tagasi oli see tsunami, mis oli väga, väga hävitav, eks ju, kuidas seal seda süsteemi üldse ei olnud. Ja tegelikult selliste hoiatussüsteemide ülesehitamine on ilmselgelt üks, mis on oluliselt odavam tegevus ja inimeste teavitamine, inimeste teadlikkuse tõstmine, mis on oluliselt odavam tegevus ja see, mis mul enne nagu natuke pooleli jäi enne rääkides, et Eesti riik tegelikult arvab, või ma ei tea, kas see on riik või ma ei oska öelda, mis institutsioon see on, arvab, et me paneme need asjad sinna kodulehele üles ja siis kõik inimesed loevad sealt seda. Ja halb uudis on see, et nad ei loe seda sealt, eks ju. Ja kui see asi kohal on, siis tegelikult võib-olla see leht on maas ja nad ei saagi seda lugeda, on ju. Mis tegelikult tähendab seda, et need asjad, eks ju, kõik need ahelad, eks ju, mis siis nüüd see hoiatus on kuni siis reageerimiseni välja, eks ju, et need ahelad peavad ju kõik läbi harjutatud olema ja tegelikult ka inimesed peavad tõepoolest juba enne teadma, kuhu nad lähevad või mida nad teevad. Et see on üks asi kohanemisest kindlasti. See on nii tore, et sa selle kõik siin praegu välja tõid, sest et just eelmises episoodis oligi mul külas inimesed, kellega me rääkisime kriisivalmidusest ja just ka sellest, et mida siis inimesena saad ise teha, et täpselt see, et sa mõtledki ise enda jaoks välja ja see kriis ongi, et me ei mõtle sõja kontekstis ainult, vaid me mõtlemegi sellest, et sul ei ole voolu, sul ei ole elektrit, ongi
kuskil uputab, eks ole, et see samamoodi, et sa mõtled selle enda jaoks läbi, see võib olla ebamugav, see võib võtta aega, aga et me ei saagi oodata, et kui käes on, et siis ma mõtlen, et kas mul on kodus nagu joogivett, et hakkama saada, vaid see on nagu aktiivselt mingi hetk, et laupäeval kell 3 perega arutame läbi, et kus on meie dokumendid ja mis on see nimekiri asjadest ja vaatame panipaika, et mis meil seal on ja nii edasi, et see väga ilusti tegelikult haakub just selle eelmise episoodiga, et kes ei ole kuulanud, siis minge kuulake, aga et jah, et kliimamuutuste kohanemise kontekstis on ka see tegelikult see valmisolek või et sa tead, mis sinuga juhtub või et sa tead, et sa saad jääda ellu iseseisvalt mõned päevad. Jah, ja ütleme niimoodi, et siin on kitsaskohaks just linnad, eks ju, suured linnad on siin, Eestis muidugi ei ole maailma mõistes suuri linnu, aga ma arvan ka, et Tallinn või Tartu või siin on samamoodi, et mis sõltuvad elektrist väga palju. Kõik süsteemid tegelikult sõltuvad oluliselt elektrist ja paljudel juhtudel, see on kõige hullem ilmselt tänapäeva stsenaarium on ikkagi see, kui elektrit ei ole. Ja sõltuvalt sellest, kui pikalt on, et mina olen tegelikult nagu Võrust pärit ja ma elan ka kohati seal Võrus ja siis 2019 teadupärast oli seal oktoobris oli üks torm, mis siis viis ära selle alajaama katuse, mis tähendas seda, et kogu Võru linn oli pime ja mitte ainult Võru linn, vaid väga suur osa ka maakonnast oli pime. Kuna õnneks oli see muidu oktoober, mitte jaanuar või mingi väga külma ajakuu, aga ütleme niimoodi, et ma olen seda ka enne seda palju rääkinud, ja siis läks elekter ära, eks ju, et me teame seda, et kui palju asju meil kõik on interneti peal, eks ju, me ei saa tegelikult poodigi minna. Meil poe uks võib-olla ei tule lahti, aga tüksesest uksest, eks ju, et tegelikult ei ole sealt võimalik mitte midagi osta, kui elektrit ei ole. Aga jah, me see 2019 ma olin, eks ju, seal Võrus kodus, eks ju, ja siis ma hakkasin käituma nende asjade järgi, nagu Eesti riik on mulle öelnud. Panin raadio tööle, eks ju, mul on raadio, mida saab aku pealt niimoodi käitada, eks ju, patareide pealt saab käitada, aga Eesti riik ütleb, et näed, et Tänak võitis selle ralli, on ju, ja siis kuskil võib-olla seal uudiste tagalõigus öeldakse, et seal Võrus on seal mingi siuke väike katkestus, eks ju. Aga see katkestus oli paljudel üle 12 tunni, paljudel üle 24 tunni. Ja tegelikult ma ei saanud mingit informatsiooni mitte kuskilt, eks ju. Ja see, pärast seda on muidugi kõik see Päästeamet on väga palju selle teemaga tegelenud tegelikult. Ma olen ka nendega mingites muudes situatsioonides kohtunud ja ütlesin, et see oli ikkagi täiesti eralduskell, kui selgus, et tegelikult enamik bensiinijaamu või siis loomulikult ka mobiilimaste, eks ju. Et sisuliselt varsti oli ka see, et sul ei ole üldse mitte mingit ühendust. Et muidugi see on linna lähedal ja kõik muud, eks ju, et sa võid sõita, see on ainult üksik linn tegelikult kuskil, kus ümbruses ikkagi 50 võib-olla, aga 70 kilomeetri kaugusel kõik asjad on olemas juba. Aga samas see paneb sind nagu sellisesse situatsiooni, et sa tõepoolest mõtled ja siis sa mõtled ka selle peale, et aga mulle olid antud juhised ja kui ma täitsin neid, siis tegelikult riik ei teinud seda. Et sa tegid kaasa, aga sa ei saanud vastu aga ma ei saanud seda vastu, eks ju. Ja selle peale ma arvan küll, et ma olen nagu natuke solvunud või et mis mõttes. Muidugi selle oli ka väga huvitav valitsus, nii et. Aga mul on tunne, et ka need kõik sellised asjad on ka selline väikesed testid ka, selles suhtes ongi kriisivalmiduse kontekstis, et me räägime siin jälle kriisivalmidusest, et sama kõik need, et ikkagi talvisel ajal, tormide ajal on ka jällegi kuskil on mingid mastid maas ja värk, et siis saabki nagu harjutada, aga ma arvan, et sa ei ole ainuke, et kui me võtame ka mingi Saaremaa veekriisi ja kuskil muud need kriisid, et siis vaevalt, et need elanikud ütlevad, et elu oli lill ja nii hea oli ja teadsin täpselt, mis toimub, et pigem vist on ikkagi sellist teadmatust palju ja püüa ise hakkama saada. Ma arvan, et kõige suurem teadmatus on ikkagi see, et sa ei tea, kuna ta nagu tagasi tuleb. Et me oleme ikkagi harjunud, et võib-olla 20 aastat tagasi käis see elekter nagu sagedamini ära ja kui sa oled kuskil mingis üksikus metsatalus ja sa tead, eks ju, kuidas need liinid sealt lähevad ja siis sa tead, eks ju, et okei, selle tuulega läheb meil elekter niimoodi ära, naamoodi ära, eks ju. Aga kui sa oled ikkagi nagu linnalises asulas ja
siis sõltub ju väga palju sellest, kuna see elekter tagasi tuleb, kas ta üldse tagasi tuleb ja tegelikult selle kohta nagu üldse mingit informatsiooni ei tule. Aga noh, muidugi ütleme niimoodi, noh, näiteks Elering või siis Elektrilevi, et ega nende jaoks on see samamoodi väga uus või noh, kui meil olid nüüd need droonilennud siin, eks ju, või drooniohud oli samamoodi, et esimene kord tegelikult ei osatud, et noh, kujutame ette, et tegelikult see on nii keeruline, et nagu selle sama sõnumi kokkupanek, et mida inimestele öelda, on ju, et juba see mängib väga suurt rolli, et kuidas sa seda inimestele ütled, mida see okei, ma loen selle sõnumi läbi, nojah, ja siis, mis ma sellega tegema pean, on ju, et tegelikult siin on nii palju selliseid situatsioone, mis nõuavad väga niisugust tugevat sotsiaalteaduslikku lähenemist, jah. Aga tulles nüüd selle kliimamuutuste kohanemise juurde, et mis siis veel siin on olulist, et me oleme siin rääkinud sellest üksikisikuna siis ka nagu valmisolekust, kuigi ta on natukene selline, ma ei tea, et noh, nagu see on natukene, ma arvan, tunne on selline, et sa nagu käid lasteaias ja siis sa mõtled gümnaasiumi lõpetamisele samal ajal, et on niisugune nagu kauge, tundmatu, aga ütleme, et kui me võtamegi nüüd, ütleme, niisuguse riikliku taseme, kus siis ju riik tegelikult teeb väga pikaajaliselt ka vaateid, strateegiaid, kuhu liikuda, kaua lubatakse näiteks seda põlevkivi kaevandada, palju neid lubasid antakse, et siis riigi vaatest ju noh, neil peaks ikkagi olema see pikaajalisem vaade, olenemata valitsuse pikkusest. Et mis seal siis need tegevused on, mida me peaksime praegu siis nägema, et aktiivselt tegeletakse sellega? Et noh, kliimaseadus, noh, sa juba seda kritiseerisid, et natukene selline linnukese asi, et kas sealt päriselt midagi tuleb või ei tule, et eks see alles siin selgub, aga et mis siis nii-öelda paberi pealt oleks see hea nimekiri, et mida siis tegema peaks? No jah, seal kliimaseaduses tegelikult kohanemisega, ma ei tea, palju seal üldse tegeldi, et see oli põhiliselt ka leevendamise meetmed, seal ei olnud enamasti kohanemise meetmeid. Aga mis vahe on siis kohanemisel ja leevendamisel? Leevendamine, jah, need on kaks niisugust toredat eestikeelset sõna, millele paraku on siia taha toodud nagu niisugune termini staatus, eks ju. Et leevendamine on need tegevused, kus me siis piirame kasvuhoonegaaside emissioone. See on kõik leevendamistegevus. Nii et see taastuvenergeetika näiteks sissetoomine siis fossiilkütuste asemel, see on tegelikult leevendamine, see ei ole kohanemine. Ehk siis me jätkame samamoodi, aga me lihtsalt üritame seda kõike teha niimoodi, et vähem CO2 paiskub õhku. Jah, et samamoodi näiteks soojustamine on tegelikult, siis me hoiame energiat kokku, see on tegelikult leevendamine, eks ju. Et siis meil on vähem vaja energiat toota. Aga samas muidugi, kui me kõiki neid materjale toodame, eks ju, millega me soojustame, siis sinna on ju samamoodi energiat läinud kunagi ja noh, siin on väga palju niisuguseid nokkinni sabalahti asju. Aga need on niisugused tavalised leevendamise meetmed, mida meil Eestis tegelikult millega palju tegeldakse, eks ju, ja mis on nagu niisugusel kilbil. Aga kohanemismeetmed, no üks oli tõepoolest see hädaolukordadega, siis kohanemise poolest, noh, ja teine asi on see teadlikkuse tõstmine on üks hästi tugev meede kindlasti. Valmistumine, ma ei tea, metsatulekahjudeks on jälle hädaolukorrad, nagu selline pool ja kohanemise puhul muidugi on ka kohanemine siis sellega, eks ju, et temperatuur tõuseb, muutub niiskemaks, see tähendab põllumajandus on seal väga tugevalt taga, on ju, kui muutub temperatuur kõrgemaks, siis inimeste tervis on, eks, et kuidas nüüd ehitada majad või noh, ma ei tea, haiglad, hooned on ju niimoodi, et nad siis ka soojemas kliimas oleksid kasutatavad. Nii et noh, siin on või noh, jahutussüsteemid ja sellised pooled. Siin kohanemise puhul on hästi palju ka taga tavaliselt selliseid looduslähedasi või looduslikke meetodeid on ju, et noh, et tegelikult sa võid lihtsalt, eks ju, maja niimoodi ehitada, et sa ei ehitagi lõuna poole aknaid, et sul maja tegelikult ei saa siis või läände ei ehita väga suuri aknaid, eks ju, või paned neile siis sellised salusiid või mingid asjad ette, eks ju, et sul tegelikult akna peale ei paista päike või noh, ega siin ka Annelinna majadel on ju lõuna ja lääne suunas on sagedasti need rõdud ette ehitatud, mis on tegelikult just nimelt see meede, et see päike paistab ainult sinna rõdule, aga tegelikult sinu toaakna peale päike ei paista, on ju, et sul on mingi varikatus seal ees, et see on väga, väga praktiline.
Et noh, tänapäeval muidugi ei taheta väga rõdusid teha, sest see ei anna eluruumi ja on kallis. Et nagu sellised lihtsad asjad või sa istutad puu ette ja see puu kasvab sul sinna, eks ju. Et see ei pea olema alati mingi õhukonditsioneerimine, mis tegelikult me teame jälle tahab uuesti energiat saada, on ju. Ja siis sa oled jälle selles samas tsüklis sees. Või siis need kohanemisega seotud linnades on ka need sellised mingid sellised imbväljakud, kuhu, kui näiteks on väga äge vihmasadu, eks ju, et sinna siis, et vihmal on kuhu minna, eks ju, et ta ei pea kohe niimoodi kiiresti ära voolama, vaid et me aeglustame seda veevoolu ja siis noh, immutame teda kuskile vahepeale. Sest noh, seesama vee immutamine teeb ka selle, et siis pärast sealt vesi aurustub, eks ju, ja see aurustumine tegelikult siis, või auramine siis jahutab meil õhku, eks ju, et seal on teiselt poolt tuleb jälle sellised toredad füüsikalised mehhanismid tulevad meil siin appi. Et nagu seda liiki kasutada või noh, muidugi ta ära voolanud, eks ju, siis on meil ainult see Kivitanav ja sealt enam midagi aurata eriti pärast ei ole. Et seal on nagu hästi palju selliseid meetodeid, aga kui ma nüüd lõpuks küsimuse juurde jõuan, eks, et mida siis teha või mida siis riik tegema peab, et me ikkagi näeksime seda, et riik koordineerib kõiki neid tegevusi, ehk ta paneb kokku selle suure kava ja vaatab üle ka need, et mis valdkonnad on kõige rohkem siis mõjutatud. Need on tavaliselt mingi 5, 6, 7 valdkonda. Metsandus sagedasti võetakse sinna juurde, eks ju, põllumajandus kindlasti on need kohanemisega seotud, on ju. No seesama, eks ju, et sulle lihtsalt enam need sordid ei sobi. Jah. Sulle lihtsalt ka need kultuurid ei sobi enam. Et lihtsalt see kasvuaeg on teistsugune ja ma siin mõtlen siin ka seda, et jah, sellest nagu riigi vaatest, et siis noh, tulebki mingis mõttes see ootus, et ongi, tuleb ka ju mingi suund ja läbi selle suuna siis ju tegelikult tekib ka mingi piirjoon nii-öelda, et ongi, et nüüd meil on õue, et iga uus ehitatud hoone on näiteks siis mingi sademevee kogumise kohaga või siis ongi mingi nõue puudele või on mingi piirang näiteks asfaldile, et ei tekiks neid kuumasaari, kui me räägime linnas asuvatest osadest. Aga sinna jällegi tekib see koht, et siis me oleme nagu allergilised regulatsioonide vastu, et see piirab turumajandust ja turgu ja siis ongi täpselt seda, aga ma tahan, et siin oleks asfaldiväli, et ma nagu tajun ka hästi tugevasti, et kui me, et praegu täna näiteks, kui me räägimegi ehitussektorist, siis noh, jällegi seal on ju see, kuidas sa ehitad selle maja täpselt, et kas ta talvel püsib soe ja kas ta suvel saab jahutada, see on väga suur nagu inseneeria küsimus mingis mõttes, et ja samas neil selliselt saab ehitada maju. Ja, muidugi. Aga nüüd ongi see, et kes selle kinni maksab, kas keegi võib seda nõuda, kas see on liiga kallis ja noh, rääkimata siis sellest, et sul ongi mingi sademed äravooluga midagi mõeldud, päikesepaneelid või sul ongi siis mingi puud ja mingid varjualused ja asjad, et see on, et ma ei taju, et me kuidagi, et tänased majad, mis on planeeringutes või ehitamisel, et nad võtaks arvesse seda või võtaks arvesse ka suurt tuult, mis siis ka siin, ma saan aru, kliimamuutustega seoses siis ka need tuulepuhangud muutuvad jõulisemaks. Kuskilt olen seda lugenud. Ma ütlen nüüd tuulepuhangute kohta ära, et seda me tegelikult ei tea, kas need muutuvad, see on see tsirkulatsiooni pool, et see on meil ebaselge. Ja seal ei ole väga selget signaali, vähemasti meie piirkonnas ei ole väga selget signaali. Aga kui me tuleme nüüd nende ehitiste juurde, siis tegelikult need regulatsioonid on kõik juba vastu võetud. Selles mõttes, et noh, ma ei tea, sisuliselt me võime ehitada, noh, ma ei tea, iga inimene võib-olla, kes ise ehitab oma maja, et seda ma ei oska öelda, kui tugevad need regulatsioonid sel puhul on, aga neid kortermaju tohib ju mingeid A- ja B-klassi maju ehitada ainult sisuliselt. Aga seal on ka, jällegi siin tahan arvata, et seal on ju ka see, kui antakse ehitusluba, siis ehitusluba kehtib 7 aastat ja minu arust juhtuski niimoodi, et kas see 2020 või mingi sükksel ajal võetigi see AB majade asi vastu, aga mis tähendas, et kui sa nagu vahetult enne said loa, siis sa võid veel 2027 ehitada nagu suvalise hoone, et see võtab ka nagu aega. No, seal on veel palju, eks kui me eluga praktikasse jõuame, siis on seal palju probleeme kindlasti, et mina elan ka nüüd A-klassi majas, seesama, eks ma juba rääkisin, eks, et kuidas ma vanast majast välja kolisin ja nüüd ma elan ka uues A-klassi majas, eks, ja siis ma ühiskonna koosolekul ütlen, et ma tahaks nüüd teada, kas mul tegelikult on ka A-klassi maja. Et ma tahaks teada, aga mitte keegi teine ei huvitu. Tegelikult need on arvutuslikud
See ei tähenda seda, et arvutuslik peaks vale olema, aga need sagedasti arvutuslikud, see tähendab ka seda, et noh, mida ka sagedasti välja tuuakse, et noh, näiteks seal on see, et toatemperatuur vist on 21 kraadi, et enamik eestlastest ei taha sellises nii külmas toas elada talvel. Et seal nagu sellised detailid hakkavad kindlasti mängima. Aga noh, näiteks selle oma maja puhul ma võin ka öelda, mis oli nagu hästi ootamatu, et okei, et meil on A-klassi maja ja iseendast on ta nagu tore ja päris hästi ehitatud, ma arvan, ja ma olen nagu päris rahul temaga, aga ükskord tulles pärast suurt vihma tulen ma koju ja vaatan, et all trepikojas on suur nagu palju vett. Mis mõttes, et koridoris on, noh, üldkoridoris, eks, trepikojas on vesi, et miks seal vesi on. Ja siis selgub ikkagi, et see vihmavee äraviik, eks ju, noh, ta on lamekatusega maja, see vihmavee äraviik, mis sealt katuselt on, oli liiga väike ehitatud. Ja siis on ta kuskil sul seal, noh, mitte päris toas, eks ju, aga on ikkagi selle koha peal vesi, kus ta ei tohiks olla. Või siin samas, noh, ütleme niimoodi, Maarja mõisas juhtus see sama, eks ju, kui oli siin see 2 aastat tagasi või nüüd vist juba 3 aastat tagasi, oli augustis see hästi suur tugev sadu, on ja. Et siis, noh, niimoodi on. Et noh, muidugi Maarja mõisa, ilmselt see osa on nagu väga-väga ammu projekteeritud kuskil 60-ndatel, aga see tähendab seda, et me jõudsime nagu selle järgmise teemani, et tegelikult ka need, et meil on selleks tarvis mõõtmisi päriselt, et need, mitte ainult regulatsioonid, vaid ka noh, seal on, eks ju, need piirväärtused, millele peavad mingid ehitised vastama, noh, näiteks need samad torude läbimõõdud või sellised asjad, eks ju. Et selle jaoks on meil tegelikult tarvis päriselt loodusmõõtmisi. Ja vot nendega ei ole väga hästi, sest me Eestis, noh, näiteks vihma sademeid ei mõõda piisava väikese ajasammuga. See vihm on, noh, me mõõdame tegelikult ilmajaamades, mõõdame näiteks tunniajase sammuga niimoodi. Aga tunniaja vihm mingi, noh, ma ei tea, 20 millimeetrit võib-olla või üks, mis on tegelikult, noh, 2 sentimeetrit tuleb sul tunniajaga. Et see on hoopis midagi muud, kui sul tuleb võib-olla 10 minutiga see 2 sentimeetrit või veel lühema ajaga võib tulla see 2 sentimeetrit. Ja võt seda liiki taristu tegelikult sõltub väga tugevalt sellest. Aga kui meil ei ole nagu selliseid mõõtmisi, noh, meil peaks olema minuti mõõtmised sisuliselt. Meil on üks teine projekt, on üks ekoprojekt, kus me tegelikult selle teemaga tegeleme. Ja me tahtsime, eks ju, saada Eesti Keskkonnaagentuurist, kes pakub kliimaandmeid, on ju, kes on Eestis vastutav kliimaandmete eest, eks ju, aga nad ei ole kunagi 1 minuti sammuga mõõtnud. Ehkki tegelikult need instrumendid, automaatjaamad oleks võimelised selle sammuga mõõtma, aga keegi ei võta vastu otsust, et riiklik asutus peaks seda tegema. Või miks ta peaks seda tegema? Jah, eks ju, aga siis meil on ju nii palju andmeid. Ja mis me teeme nendega? Tänapäeval AI ajastul, eks ju, kus me tegelikult raiskame energiat, noh, sagedasti mitte millegi peale, on ju. Et noh, see on, sellised etapid on seal taga, et võib tunduda küll, ja kõigile tundub, eks, et ma olen siin üliõpilastega seal kunagi mõned aastad tagasi vestelnud, eks ju, meil oli üks, see Mart Noorma oli väga aktiivne, ma ei mäleta, kas ta oli prorektor või prodekaan, kumb ta siis oli, eks ju. Ja küsis seal tudengid, ütles, Piia, tule siia, räägi nüüd tudengitele 5 minutiga ära, mida sa teed, on ju. Ja ma küsin tudengide käest, et aga kus te vaatate ilma? No, näed, mul on siin mobiil, ma vaatan äpi seest. Aga kust see ilm sinna äpi sisse saab? Eks ju? Ja tegelikult on ju niimoodi, et seda süsteemi peab ülal hoidma. Vot need samad mõõtesüsteemid ja nende edasi arendamine, see on üks väga oluline kohanemise meede. Ja teine asi, mis sealt mõõtmist, noh, üks asi on see, et selle kaudu me saame muidugi teada, on ju, et me ei saa isegi klimatoloogiat teha, palju rahet Eestis sajab, sest me tegelikult ei registreeri seda enam. Või võime öelda, et rahet sajab sagedamini, aga see on ainult meie arvamus. Mingi vihikusse märgitud ristide kaudu oletus. Ei, noh, vanasti ilmajaamades olid inimesed, kes siis kirjutasid selle vähemasti ilmajaamades üles, aga nüüd ilmajaamades inimesi ei ole, järelikult keegi ei kirjuta üles. Ainult mingi vabatahtlik võrgustik teeks seda. Et
et noh, tegelikult on mingis mõttes isegi nagu nende vaatluste hulk on vähenenud ja mingis mõttes ka nagu see noh, nagu kvaliteet on vähenenud. Et tegelikult ei lähe kõik asjad selles osas paremaks. Aga kui keegi nagu ei mõtle selle peale, vaid kõik arvavad lihtsalt niimoodi, et ma sealt äpist võtan, eks ju, siis selgub lõpuks, et aga ta ei ole sinna äppi saanud kuidagi. Et noh, tegelikult seal on suur süsteem taga ja paljudes teistes riikides tegeldakse väga aktiivselt, eks ju, meteoroloogiateenistused tegelevad väga aktiivselt sellega, et korjata siis näiteks noh, inimesed ise oleksid need, kes siis noh, näiteks neid äikeseandmeid saadaksid või raheandmeid saadaksid. Noh, äikesega on võib-olla natuke lihtsam, see on füüsikaliselt suhteliselt lihtsalt registreeritav. Aga noh, näiteks rahe puhul on väga väikeste alade kohal me saame radarist selle ilmselt noh, mingit etapiga kätte, me oleme seda ka teinud, eks ju, seal jälle mingites eelmistes projektides oleme seda teinud, aga meil tegelikult ei ole seda niimoodi ground truth'i, meil ei ole mitte millegi vastu seda võrrelda. Et kas tegelikult ka, et okei, mul radar näitab, et õhus olid sellised objektid, mis peegeldasid niimoodi tagasi seda elektromagnetlaineid, et see võis olla rahe. Aga kas oli? Aga kas oli? Ma ei tea, kas oli. See peaks olema maane jõudnud see rahe. Siis ma oskan seda kinnitada, et jah, Eestis niimoodi on. No iseenesest meil on ju nüüd siin kütuseturu vabanedes on ju tekkinud siis ka mingi lehekülg, kus siis inimesed ise sisestavad erinevate siis bensiinijaamade hindasid, et siis samamoodi tõenäoliselt on ka mingid fanatid, kes siis sisestaks seda, et kus see rahe on, sest mingid puukide kogumist ju tehakse siin aeg-ajalt ja mingeid erinevaid selliseid üleskutseid on, et siis, aga noh, küsimus on, et kas see info peab laskuma nii-öelda vabatahtlikkuse õlgadele ja sellise aktiivse kodaniku õlgadele või on ta selline nagu riiklikul tasandil oluline asi? Noh, eks me oleme kuulanud siin teistes riikides, et kuidas seda kuskil tehakse. Ja no ütleme niimoodi, et nõukogude ajal ju oli kõikides majandites tegelikult registreeriti ilma. Noh, sest põllumajanduse seisukohast lihtsalt ilm on väga oluline. Ja mis tähendab seda, et kuskil seal siis 80ndate keskkohani, kuskil seal võib-olla 60ndate lõpust või 70ndast on tegelikult väga tiheda võrgustikuga näiteks sademe mõõtmised. Pärast seda meil ei ole kunagi nii tihedaid sademega võrgustikku olnud enam. Või siis noh, seal on palju neid põllumajandusega seotud võrsumisi ja kõrsumisi ja nagu selliseid noh, taimefaasidega seotud vaatlusi samamoodi on tollest ajast palju, mis praegu võib-olla tehakse Eestis mingis 1 või 2 kohas ainult, aga too aeg oli meil võib-olla 250 kohta. Eks ju, et noh, see on võrreldamatu. Aga noh, see on nüüd minevik, on ju, aga noh, ütleme niimoodi, et noh, meil on siin norrakate ja taanlastega üks projekt koos ja küsime, aga kuidas teil see käib? No selles mõttes on projektid alati hästi kasulikud. Ja siis norrakad ikkagi ütlevad, et jaa, meil on vabatahtlike sadememõõtjate võrgustik ja see on meil aegade algusest. See tähendab seda, see on norraka aegade algus nagu viikingite aeg või? Ei, nii hull see ei ole, aga noh, eks neid sademeid on mõõdetud noh, umbes 100 aastat, eks ju. Ja et nagu seal on nagu see asi, eks, et noh, neil on ka suured mäed, eks ju, et kui seal keegi kuskil elab, eks ju, siis tegelikult ikkagi on seal, võib olla seal mingi, noh, see muidugi ei ole väga tihe see võrgustik, aga nad natuke hoiavad ülal seda võrgustikku, see tähendab seda, et loomulikult antakse instrumendid, noh, on palju asju, noh, eks tänapäeval need ka ilma instrumendid ei ole ju nii kallid enam, eriti kui nad ei ole väga täpsed. Et noh, Eestis meil ja Norras on ka see sama probleem, et me peame ka talvel mõõtma ja sademete mõõtmine talvel on hoopis teine ülesanne kui suvel, eks ju, kui suvel paned lihtsalt kruusi või ämbri välja, vaatad, palju sisse sajab, eks ju, mõõdad ära, ongi mõõtmine tehtud väga lihtne, aga noh, talvel tegelikult, noh, kui ta ikka lumena sajab, see on natuke teistmoodi, on ju, aga et nad toetavad neid ja nad ikkagi ka harivad seda võrgustikku, neid inimesi ja need inimesed ongi sellised, kes on aastakümneid sellega tegelenud, et kui meil siin ka kõik automaatjaamadele üle läks, eks ju, et kas neid inimesi ei oleks saanud kuidagi ka vabatahtlikkuse asusel, et nad olid eluaeg võib-olla seda tööd teinud, on ju, et nad võib-olla oleksid nõus olnud mingeid asju tegema. Aga noh, kuidagi kõik lõigatakse niimoodi järsult nagu tulevikku vaatamata ära. Et nagu sellest on tegelikult väga kurb.
ja muidugi väga huvitav on see, et noh, seda liiki asju püütakse siis ka mingite teiste toimivate võrgustike kaudu, nagu seda liiki informatsiooni, noh näiteks sademete asja saab ka kuidagi mobiilivõrgu tugevuse ja selle kaudu ja seal nagu neid selliseid meetodeid kasvab nagu seeni vihma ajal, aga me Eestis ei tegele kahjuks sellega. Et meie, ma ei tea, ilmateenistus ei arenda tegelikult seda vaatlusvõrku mitte kuidagi edasi. Võib-olla see ongi kuidagi sellega seotud, et see ei nähta, et sellel on hästi oluline roll ka siis kogu selles nagu suures plaanis või pikas plaanis selle kliimamuutuste kontekstis, et ma arvan, et me siin eelmise aasta juunit mäletades, et kui palju sadas vihma, et siis võib-olla me satume jälle sellesse kohta, kus siis jälle mingid tänavad uppuvad, midagi uppub ja siis jälle me oleme uudised, ajalehed saavad kirjutada, oi, jälle kuskil uputas ja siis veekanalisatsioonid ei osanud seda vett vastu võtta ja siis läheb jälle aeg mööda ja me oleme jälle samas olukorras. Kuidagi võib-olla seda ei nähtagi, et ongi, et täpselt see on küsimus, mis me teeme nende andmetega, et kui neil ei ole ka hoobasid, et minna siis nende andmetega ka päriselt poliitikaid mõjutama. Ja kui minna poliitikat mõjutama, siis see on ka ju selline pikaajaline protsess, et kui sa täna teed otsused, nüüd edasi need torud peavad olema teise suurusega, siis sa annad võib-olla 10 aastat, et ülemineku aega, et siis 10 aasta pärast need torud hakkavad alles teised suurusega olema. Eks nad vahetatakse välja, ega siis keegi ei hakka neid tänava asju ja neid ei hakata niisama välja vahetama, eks, et see, kui tuleb mingi järjekordne remont või mingi selline asi, et alles siis, eks ju, on nagu see juhtub. Võib-olla 100 aasta plaan üldse siin, et neid torusid välja vahetada. Kogu see taristu pool ongi nagu selline hästi pikaajaline plaan ja seal selle kohanemise poole peal kindlasti on, mis Eestis on muidugi tehtud mingil tasemel, on siis nende üleujutusalade kaardistamine, eks ju, et see on ka nüüd jälle see teadlikkuse tõstmine, et inimene tegelikult, kes sellises alas elab, peab olema teadlik, et kui vesi on nii kõrge, siis tegelikult oled sina juba üleujutatud ja kas sul on oma plaan, mida sa siis teed. Ma ei tea, mina ei ela üleujutusala, vähemasti ma arvan, et ma ei ela. See on jälle see koht, et kas sa kodulehelt vaatasid, et ega teistmoodi seda informatsiooni võib-olla sinule ei tule. Ma ei tea seda. Aga kusjuures minu vanemad elavad jõe kõrval ja ma praegu mõtlen, et aga kas see, et selles suhtes, kas see on üleujutusala, et siis kui oli Pärnus, seal Pärnus elavad, et siis kui oli see Pärnu uputus, et siis peaaegu vesi jõudis meil sinna majani, aga päris ei jõudnud veel, aga keldris uputas, eks ole. Aga ma praegu nüüd küsime vanemate käest, et kas nad teavad, et mis nende... Pärnu kohta on kaart olemas küll. Mis nende maja on see? Ma ei oska öelda, kui detailne. Ja teine asi on see, et kui nüüd kliimamuutustega seoses, eks ju, meretase tõuseb, siis tegelikult neid kaarte väga ei ole olemas, et kui nüüd meretase on tõusnud nii palju, on ju, et siis missugused siis on üleujutusalad. Et seal on nagu see järgmine etapp veel. Aga jällegi seda peab mõtlema, sest et me täna ei liigu stsenaariumil, kus asju pööratakse ümber või need riskid, et ongi taas see risk või see tõenäosus, et meretase tõuseb on nagu 10%. Me ei ela sellises maailmas, me elame pigem, et need protsendid on palju kõrgemad. Jah, eks see Läänemere taseme tõus muidugi ei tarvitse olla täpselt sama, mis on maailmamerel ja teine asi on see, et teatud osas meil ju Eestis on selles mõttes hästi, et pinnas ise kerkib, on ju, põhjarannikul pinnas ise kerkib ja kogu Eesti ei kerki ühtlaselt, eks ju, põhjaosa kerkib rohkem natuke ja siis tänu sellele see suhteline, eks ju, et meretase võib ka tõusta, aga pinnas tõuseb natuke rohkem, on ju, kuskil on see, kus siis nad ühtemoodi tõusevad ja siis ma ei tea, võib-olla see Pärnu kant on juba see, kus ma täpselt peast ei tea seda, et kus juba nagu see merepinna tõus hakkab juba olulist rolli mängima, aga põhjarannikul ilmselt mitte. Me teame, et põhjarannik on selline, et seal on ikkagi see kõrge kallas päris suures osas, et siis ainult see alumine osa saab mõjutatud. Me oleme siin sellest kohanemisest rääkinud ja mulle meeldis, et sa seda leevendamise ka nagu lahti seletasid, et mida see tähendab. Aga mulle tuli selline küsimus pähe, me siin alustasime ka nende kliimamuutustega, et mis see kõik nagu võib kaasa tuua, aga et kas sa oskad juba öelda ka, et jällegi siin võtame siis mingi viimase 10-15 aasta jooksul, et siis meil kõik kuuljad on enam-vähem täisealised, et siis nad on nagu juba mingi mälu juures, et kas on mingi
kliimamuutus, mis on meil juba kohal, aga me ei oska näiteks seda seostada üldsegi kliimamuutusega. Või mingi asi, mille peale me ilmselgelt tuleks. Et ilmselgelt me teame, et on nagu rohkem neid kuumalaineid, talvel on vähem lund, aga kas on mingi muu asi ka kuidagi, mis üldsegi mõtled, et me ei teagi, et see võiks olla sellega seotud, aga me kogeme juba seda täna? Et see lumevähesus on kindlasti juba olemas. Ja seda me ilmselt kogeme. Mis on nüüd viimasel aastal olnud, mida me võib-olla pole kogenud ja see on nüüd ka otseselt ka põllumajandusega seotud, on tegelikult see, et kui me vaatame neid projektsioone tulevikku, siis on see, et sellised väga kuivad perioodid ja väga niisked perioodid nagu vahelduvad. Ja see, ütleme niimoodi, et see äärmuslus nagu suureneb. Et me näeme siin väga selgelt, see on nüüd jälle füüsikaga seotud, kui meil talvel lund ei ole, siis ei ole meil kevadel ka seda lund, eks ei ole suurvett, mis tähendab seda, et põllud ja üldse maapind kuivab ju palju kiiremini ära ja pinnas ei ole piisavalt niiske enam selleks, et näiteks vili võrsuks või idaneks. Sagedasti see kevad me ka kuulsime seda, et põllumehed ütlesid, et ma ei hakkagi see aasta üldse suvivilja külvama, et nii kuiv on olnud, et mul ei tasu see lihtsalt ära. Seda näitab ka see tulevikukõver, et selline pinnase kuivus ilmselt teatud ajaperioodidel kasvab ja see juba on ilmselt kasvanud. Aga selle kohta ma ei julge küll öelda, et see on nüüd jälle ilmselt, eks ju, et ma ei oska nagu päris selget tõendit öelda, aga oluline on just nimelt see, et see ei tarvitse olla üldse ühtlane. Selle kliimaga või ilmaga ongi nagu see viga, et ta on nii muutlik, et me ei taju tegelikult tänu sellele seda ühtlaselt muutuvat signaali või seda siukest tausta, et see siuke tausta tõus jääb meil märkamatuks, sest see variatsioon ise on nii suur. Ja nagu ma ütlesin, eks, et see sama kuivade ja niiskete perioodide, et alles see oli eelmine suvi oli väga niiske, aga me näeme seda, eks ju, ja see on nüüd ka jälle atmosfääri tsirkulatsiooniga seotud, et selle aasta algus on olnud anomaalselt kuiv. Ütleme see, et mis meid nagu võib-olla ka ära pettis, oli see, et aga lumi oli ju maas, on ju. Ja siis järsku kõik imestavad, et lumi oli ju maas, aga näed, nüüd enam ei ole. Et ta oli tegelikult nii väikese tihedusega, et see veevaru oli seal väga väike, et kui me vaatame nüüd neid sademesummasid, on ju, sest sademeid arvestatakse alati veekihina, ka talvised sademed, eks ju, öeldakse tegelikult veekihina ja siis seda lumepaksust mõõdetakse lihtsalt maapinnal, aga seda kutsutakse lumeveevaru, on ju. Ja et see oli tegelikult ääretult väike, et meil talvel tuli 1/3 tegelikult nendest niinimetatud normaalsetest sademe hulgast, mis on tõeliselt vähe. Aga see on nii põnev, et sa seda praegu niimoodi seletad, sest et mul just oligi äkki siis kuna lund oligi jaanuar, veebruar ja siis 1. märts põhimõtteliselt oli nagu kõik oli nagu kadunud, eks ju. Ja siis mul sõbranna kirjutas, kes ta ei ela Eestis, ütles, et kõik nagu jääteed ja lumi ja kõik näeb nii tüline välja, et kui ma tulen nagu Eestisse, ma tahan seda imelist talve kogeda. Et mis te arvate, et ta vist umbes ütleski, et ma saaks nagu järgmine nädal tulla. Kas te arvate, et lund on siis alles ja ma mingi kuule, et meil on nii palju lund, igal pool uputab jääteed, ei saa olla, et nüüd 2 päevaga siin lumi sulab ära. Ja põhimõtteliselt oligi niimoodi, et 2 päeva hiljem hakkaski kõik sulama ja enam-vähem ta vist mingit lund nagu koges, aga ma olin täiesti nagu hämmingus ja pluss veel siis sinna otsa täpselt see, et põllumehed ütlevadki, et mul ei ole mõtet midagi panna maha, sest et nii kuiv on olnud ja siis jällegi see minu pea, kes ma ei ole füüsik ja kursis nii-öelda sellel lumevee suhtega ja nii edasi, et siis sa oledki nagu mingi, mis asja ära aja, et kuidas saab olla, nii palju lund ju oli, et ongi täpselt see, et neid teadmisi ei ole, aga mõtlen, et kui ma olekski mingi suur kuulutaja kuskil Facebookis ja arvan seal kogu aeg ja siis arvangi mingi täiesti mööda asja, mis läheb nagu füüsikaga näiteks täiesti vastuollu või sellega, mis on siis reaalsus ja ütlengi, et vaata, kui palju lund oli, mis mõttes oli nagu vähe sademeid. Ma näen, et siin ongi nii suur
suur risk ka selleks, et kus me teemegi enda peas täiesti valed järeldused, me ei saa aru, kuidas asjad on päriselt ja siis meil olekski vaja nagu sinuga suhelda või nagu teiste selliste teadlastega, kes siis oskavadki lahti seletada, et miks see päriselt on probleem või miks see lumehulk ei väljendu nüüd suurvees näiteks. Et aitäh, et sa seletasid, see päris huvitav praegu. Aga samas oli jää oli väga pikalt. Sest et ma arvan, et veel aprilli alguses oli kindlasti veel kuskil seal Pärnu lähedal oli veel jääd. Aga mitte jääteed, need pandi aga ei, jääteed läksid suhteliselt kiiresti jah, aga mis tähendab jälle seda, eks ju, et minul seal Võrus elades on nagu tore, eks ju, meil on soe on ja et siis ida-lääs või siis ma ei tea, mis me võtame edelloe, eks, et nagu see gradient on temperatuuris olnud nagu sel kevadel olnud nagu üsna tugev, et Võrus on juba mingi pea 20 kraadi, eks, ja siis siin kuskil rannikul on ikka, ma ei tea, 3. Et et seda on nagu päris pikalt olnud, et tänu sellele just, eks ju, et selleks jää sulamiseks läheb nii palju energiat. Ja lihtsalt vesi ei soen ära. Jah, aga see ka, mis sa ütlesid, et me tegelikult ei saa ka enda elukogemust usaldada kliimamuutuste tajumisel, sest et täpselt ongi, et ma mäletan, et 2010 oli hästi palju lunda, siis üks aasta ei olnud lunda, et siis on ja see ongi niimoodi, käibki niimoodi, et me tegelikult jällegi me ise ju ei mõõda täpselt neid andmeid, ehk siis, et see on ka üllatuslik jällegi, et inimesed ei taha uskuda neid pikaajalisi nagu kliimaanalüüse ja sademete hulka ja temperatuuri ja vaadata sealt neid trende, neid keskmiseid ja märgata siis seal, kuidas need graafikud liiguvad. Et ma ei kujutagi ette, mis tunne on tänases Eestis elada atmosfääri füüsikuna. Et kas see on ikkagi inspireeriv või on see frustreeriv või on üht kui teist? Mingis mõttes mulle meeldib asjadest aru saada, jah. Et selles mõttes on kindlasti inspireeriv. Mis on nagu frustreeriv on ilmselt see, et meid on jäänud nagu hästi väheseks. Et meid ei tule väga juurde. Sa mõtled siis atmosfäärifüüsikuid? Või inimesi üldse Eestisse? Jah, kõigepealt atmosfäärifüüsikus ja siis inimesi. Sest inimeste hulk tegelikult ju väga vähenenud ei ole nii palju, eks ju. Ma ei arva isegi, et see oleks nagu õppimise võimaluste vähesus. Füüsika on üldse olnud tegelikult Eestis inimeste hulgalt on nagu kahanev teadus, et meil on siin palju, sotsiaalteadused on võrreldes pärast nõukogude aega ju niimoodi plahvatuslikult kasvanud, eks, et enne seda peaaegu ei olnudki sotsiaalteadusi. Ja siis näiteks bioloogia, mis on seal kes mida bioloogiaks peab, eks ju, aga et mis on väga-väga kasvanud, et siin füüsika on ilmselgelt olnud kahanev ja ka see atmosfäärifüüsika on olnud ilmselgelt kahanev ja üks asi on see, et meie juures saab tegelikult seda õppida, aga kuna et kliimaasjad on geograafia tunnis, siis inimesed arvavad, et see on geograafia. Mida ta suures osas on, me võime ütelda jah, et sa pead ikka teadma ka, et kus kohas asjad toimuvad või et sa pead nagu kaardil oskama sellega paika panna, aga et enamik protsessidest on siiski füüsikalised ja parem oleks, kui sul oleks nagu tugevam selline füüsikaline haridus all. Ja need inimesed, kes meile füüsikasse tulevad, nad tulevad mingi teise füüsika pärast sagedasti. Ja muidugi väga oluline on kindlasti ka see, et vanasti oli Tõraveres oli Astro- ja atmosfäärifüüsika instituut. Seal oli päris suur see atmosfäärifüüsika uurijate hulk, ikkagi mitukümmend oli neid kindlasti, ma pakuks võib-olla 60 või umbes suurusjärk võis olla siis, kui mina ülikooli lõpetas, võis olla kuskil 60 näiteks neid, eks ju. Et praegu seal on võib-olla üks. Et need teadused, nagu ajas, eks ju, ei kesta, kui ei ole inimesi, kes neid edasi kannaksid ja kus on aktiivsed inimesed, seal see teadus ka areneb. Muidugi keegi peab ka raha selle teaduse jaoks andma, et meil ka siin päris mitu aastakümneid isegi ei ole nagu otseselt seda atmosfääri või seda kliima poolt, mis on füüsikaline kliima pool, et seda tegelikult on vähe rahastatud. See on nagu ilmselge.
või see raha läheb kuhugi, aga ma ei tea kuhu, mitte ei tule meile, tuleks meile tulema. jah, nõus. Aga ma siin mõtlengi, et kui me võtame nüüd näiteks ka sellise tulevikuvaate korra, et olemegi kuskil, ma ei tea, 15 aastat on mööda läinud, oleme ületanud selle maagilise 2040 piiri. Milline on see edukas Eesti, et mis võiks olla märk sellest, et Eestis on tehtud otsuseid täna, et 15 aasta pärast me saame olla, et et nii äge, et me need otsused 15 aastat tagasi ära tegime, et me oleme nüüd õigesti siin kliimamuutustega kohanenud. Ma ei tea, kas õigesti saab, aga ütleme, et siis me oleme kohanemiseks vajalikke samme teinud. Ma arvan, et inimesed peaksid olema õnnelikud ja peaksid tahtma Eestis elada. Ma arvan, et need on 2 näitajat, mille järgi me tegelikult teame, kas on hästi läinud. Me ei ole rääkinud nagu sellest, et ega Eesti ei ole mingi üks saar siin, eks ju, ja kliima muutub tegelikult globaalselt, on ju, mis tähendab seda, et need mõjud on ka globaalselt. Et see, mis siin Eestis juhtub ja ilmselt üks asi, miks Eestis sellega väga tegelda ei tahelda, on ka see, et tõepoolest ega väga palju ei muutugi võrreldes paljude teiste aladega, näiteks ekvatoriaalalaga, eks ju, kus ilmselt lähebki liiga soojaks või siis troopika, eks ju. Et seal lähebki liiga soojaks, inimesed ei saa seal enam elada. Isegi need inimesed, kes seal praegu elavad, kes on palju paremini kohanenud selle kliimaga, mis seal on ilmselge, et see paik võib tunduda kellelegi, kes enam elada seal ei saa, kus ta praegu elab, siiski väga toreda kohana, kus elada. Et muidugi räägitakse turismi võtmest, eks ju, et ilmselt turismipiirkonnad liiguvad ümber, sellepärast, et praegus hetkel ilmselgelt Euroopas on samamoodi, et on palju piirkondi, kus mõne aja pärast ilmselt on juba liiga soe. Ehkki see temperatuuri tõus nii kiire ei ole. Ja nagu siin sai ka öeldud, et ka selle esimese 15 aasta jooksul umbes see aastatevaheline muutlikkus on endiselt nii suur, et me ei taju päriselt seda, kui palju muutub. Et seal on nagu need 2 asja on seal kindlasti taga. Et see välissurve võib olla päris tugev ja see eeldab ikkagi ka seda, et me oskaksime ka sellistele ohtudele reageerida või näha neid võimalustena. Et see oli nagu hästi huvitav, et üks asi on need rannikud ja meil oli mingi talvekool oli ja siis küsiti seal, et mis te arvate, et mis on majandusharu, mis praegu on kõige suurema rahalise mahuga, mis on seotud rannikutega. Nii, kas sa küsid minu käest seda? Jaa. Majandusharu, rannikud. Ma ei tea, ma tahaks öelda, et kalastus on vale vastus. Äkki siis ongi turism see õige vastus? Ja õige vastus on turism, eks ju. Sinna oli toodud veel ka kõik sadamad ja merendus ja kõik need sellised muud suured asjad, mis tunduvad meile nagu, et vot see on see majandus. On ju? Aga tegelikult see sama teenusmajandus andis igatahes väga-väga suure osakaalu sellest ja kui me nüüd kujutame ette, eks ju, ja väga palju turismist tõepoolest ongi rannikutel, et kui me läheme, eks ju, kuhugi lõunamaale, siis me ootame ju seda, et me läheme, mäe otsa võime ka minna ja mingisse linna võime ka minna, aga kui me lõunamaal lähme, siis ilmselt 15 aasta pärast linn on liiga soe meie jaoks, et see hästi ei sobi meile. Aga me läheme nagu rannikul kindlasti sa tunned võib-olla seda muutust ka vähem, on ju nagu temperatuuri mõttes, aga samas, eks ju, kõik muud efektid võivad seal olla palju suuremad. Et me teame ka siin, et Eestis, eks ju, mingid rannikud nagu taanduvad ja rannik on ju tegelikult elus organism selles mõttes, et kuskil tekib teda juurde ja kuskil ta kahaneb ja kõik need muud protsessid, et see ei ole ainult kliimamuutus, seal on kõik see muu muutus veel taga. Nii et see kindlasti on üks valdkond, mis on väga palju kliimamuutustest mõjutatud. Siin mõtlesin seda ka, et tegelikult just eelmine aasta ka ju Euroopat nagu siis
muud Euroopat, mitte Eestit, Jah, tabas väga suur siis kuumalaine ja kus siis ka sotsiaalmeedias levis ka selline nagu coolcation, kus siis ka inimesed reisivadki suvisel ajal põhja poole, lähevadki Norra ja Soome ja tulevadki Eestisse, et nad tahavadki, et siin ongi 15–20 kraadi, mitte 30+ kraadi. Et siis see vabalt võib ka see suvi juhtuda, et eks me siis kuule ja näe selle osas. Aga jah, et mulle meeldib, et sa tõid selle välja, et ongi, et kas me näeme siis ka sellist rahvaste rännakut, mida siis tegelikult ju ka ette siin prognoositaksegi, päris mitusada miljonit inimest siin järgmise 5 või 10 aasta jooksul juba hakkavad ümber paiknema, et kas me näeme seda ohu või võimalusena, sest ma arvan, et mingis mõttes me peame ka aru saama, et see ongi paratamatus, sest et jällegi kuskil on inimeste nagu elu, nagu koht on elukõlbmatu ja nad lähevad siis kuskil, et kuhu kuskil nad ju peavad elama, et nad ei saa ju lihtsalt nagu ära surra. Et siis lihtsalt ka mõelda seda, et kui raske, et kui mõeldagi seda, et kui nüüd Eesti muutub nii-öelda, ma ei tea, kõrbeks või kõik on üle ujutatud, et kui raske südamega me tegelikult siit ära läheksime, et siis me peaks ka mõtlema, et kui raske südamega kliima nagu pagulased selles mõttes, kes päriselt põgenevad kliimamuutuste eest, et ellu jääda, et kui raske tegelikult neil on seda muutust teha, et kolida kuskile mujale. No esialgu on see ilmselt see liikumine nagu riikide sisene rohkem. Aga lõppude lõpuks me tegelikult ei tea, kuidas läheb. Aga muidugi hea uudis on see, et meil läheb siin nüüd külmemaks, on ju, ja mujal Euroopas läheb väga kuumaks. Et nüüd räägitakse jälle, uudistes on praegu see mingi heat dome, mida me kutsusime siis eesti keeles kuumakupliks, mis on jälle seotud muidugi atmosfääri tsirkulatsiooniga natuke, aga et tõsi ta on, et kui Euroopas on väga soe, Lääne-Euroopa, eks ju. Et ütleme niimoodi, et need kõrgrõhkkonnad ja madalrõhkkonnad on üldiselt paiknevad niimoodi ja on sellise suurusega, et meile see tavaliselt nagu ei ulatu. Et meile ulatub pigem midagi, mis võib-olla tuleb sealt Venemaa poolt või on siis üldse siin Läänemere piirkonnas. Näiteks seesama siuke kõrgrõhkkond, mis meil terve talv oli sisuliselt siin selles Läänemere piirkonnas, et kogu Läänemere piirkond on väga vähe sademeid saanud. Samas kui siis kuskil Vahemere ääres sadas nii, et Ludises ei olnud aastakümneid nii palju, eks ju, sadanud. Et meie sellest nüüd osa ei saa, aga Lääne-Euroopa saab, jah. Jah. Aga ma siin mõtlengi, et kas nüüd meid siin kuulates siin füüsikalisi protsesse ja sademete juttu ja kohanemisest ja kõigest muust, et sa arvad, et mis see kuulaja selle infoga nüüd teha võiks, et mis võiks olla tema esimene, ma ei tea, tegutsemissamm või kas temal võiks olla millestki nüüd küllalt? Jah, kõige pärast seda ma ütlen, et ikka vähem asju. Tegelikult enamik energiast, mida me atmosfääri juurde toodame, on tingitud sellest, et me toodame energiat, on ju. Et elektrienergia ilmselt on nüüd tänapäeval juba väga valdavalt või saab veel enam valdavaks, eks ju. Ja mida rohkem me midagi tarbime, seda rohkem me tegelikult oleme selleks energiat kulutanud. Nii et tarbime lihtsalt vähem, et see nagu leevendab kõiki asju üldiselt. Aga me teame ka seda, et on palju toredaid mõttemustreid välja töötatud, kuidas me siis ikkagi sinna võrku sattume, sinna tarbimise võrku ja sealt on raske välja saada või välja tulla. Et ma soovitaks nagu seda, et mõelda iga asja puhul, et kas mul tegelikult on seda tarvis, et kui ma tulen sinna algusesse tagasi, eks, et kui ma siis sealt korterist välja kolisin, eks ju, et palju neid asju tegelikult mul ei ole nagu tarvis üldse. Need ei ole isegi mälestused ega midagi, vaid lihtsalt nad on lihtsalt asjad. Jah, aga sa said siis lahti mingitest asjadest ka. Mul ikka osad ei ole veel ära antud. Ja mitte selle, lihtsalt ma olen siuke inimene, kellel ei ole autot, eks ju, ja siis ütleme niimoodi, et bussiga kuhugi asju kanda on suhteliselt tülikas. Et see eeldaks seda, et ma võtaks selle ette, nagu riik või peaks ette võtma selle kohanemiskava tegemise, et ma peaks ka tegema endale kava, et kuidas ma need asjad ära annan, et neid nagu lihtsalt iga päev lihtsalt kuhugi kandes on suhteliselt raske tekitada seda sellise protsessi sisse. Aga ma arvan, et selline üleskutse mõtestada lahti enda tarbimist on päris hea, et seda ka jällegi
me ei mõtle, et täpselt asjade tegemiseks on vaja mingeid ressursse ja sellega kaasnevad heitmed ja reostus ja samamoodi, ja samas ka asjade lahti saamiseks on ka vaja ressursse ja sellega kaasneb eraldi plaani peab tegema, et asjadest lahti saada. Jah, aga ma küsin sult ka nüüd, et kui kuulajal on tekkinud mõni huvikoht, et ta tahakski midagi edasi uurida või lugeda, vaadata, kuulata, et kas sul on mingeid materjalide soovitusi? Ma soovitan teil vaadata internetist geostatsionaarse satelliidi pealt pilvi. Lihtsalt tegelikult EUMETSAT, eks ju, mis on Euroopa satelliitide kasutamise ühing ja mille osaline ka Eesti on, et nad lasid 2024 lasid uue satelliidi üles, eks see on siis Meteosat 12 ja selle Meteosat 24 tunni pildi animatsioon on tegelikult YouTube'i kaudu kogu aeg üleval. Nii et lähete YouTube'i ja vaatate viimast 24 tundi, kuidas siin meie poolkeral siis, eks ju, ja see poolkera on siis selline poolkera, et mida vaadatakse ekvaatorilt ja nullmeridiaani kohal on see satelliit. Eks ju, et see poolkera, mis sellise satelliidi pealt paistab, mis on 36 000 kilomeetri kõrgusel ja ta 24/7 jälgib kogu aeg meid. Ja suhteliselt väikse ajasammuga, nüüd on mingi 5-minutilise ajasammuga, ma arvan, on see. Ja siis te näete, kuidas tegelikult see atmosfäär liigub ja muutub kogu aeg. Ja sealt näete ka väga hästi, sealt võite ka ilma ennustada, et see on ka tore, aga te näete, et tegelikult et kui väike on Eesti, võite mõelda selle peale, kui suur on maakera ja kuidas siis õhk liigub eri kihtides ja kuidas ta välja näeb. Ma arvan, et see on väga siuke mediteeriv võimalus. Et meil on siin, nüüd ta on juba kaasprofessor Velle Toll, eks ju, kellele meeldib pilvi vaadata sealt satelliidi pealt ja pärast nende pilvede vaatamist sai ta ERC granti, on ju. Et sealt on väga palju praktilisi tulemusi tulemas. Ja ma soovitan ka seda, mina juba vaatasin seda enne seda salvestust ja see tõesti oli üpris meditatiivne, väga põnev ja link on siis episoodi kirjelduses kõikidele ka olemas, et saate minna ja vaatama neid pilvi või üldse siis seda atmosfääri. Jah. Sealt on nagu pilved näha, aga sealt on ka näha, et kui kõrged või õhukesed või kui erinevad nad on ja kuidas süsteem, eks ju, kuidas see tsüklon läheb seal kesklaiustel, see tsüklon keerutab ja kuidas siis selline troopikas, eks ju, tulevad need sellised, ta ei ole küll nii kiire, nii et kui ta natuke suurema kiirusega lasta, siis on näha see ööpäevane käik nendes troopika vihmametsades, eks ju, et kus siis on need hästi kõrged pilved ja seal on muuseas äikesed ka peal, seal on väga palju äikest, Afrikas on väga palju äikest. Kõik on näha. Aga kõik siis seda uudistama. Ma siinkohal siis kutsungi üles seda episoodi lõpetama meid ja aitäh, Piia, et sa tulid, et võtsid aja. See on olnud väga huvitav vestlus ja ma arvan, et siin ütleme selle podcasti mõttes, kus me siis lahkamegi selliseid ühiskondlikke probleeme, et siis ka mõista tegelikult, et mis ka nii-öelda füüsikaliselt või kliimakontekstis meid ees ootab ja olla kriitiline selle suhtes, et kas me valmistame ennast selleks ette või mitte, riigina, kogukonnana, linnana, et siis ma arvan, et see on väga asjakohane vestlus, mille me siin just maha pidasime. Nii et aitäh sulle! Aitäh kutsumast! Ja aitäh kuulaja sulle ja mis siin ikka, kuula meid jälle. Tšau! Kuulasid tasahäälingut küllalt. Kui see vestlus kõnetas, siis jaga episoodi sõbraga ja jälgi podcasti ka Instagramis või LinkedInis Tasarengu Eesti nimelt. Nii ei jää sul mitte midagi kuulmata. Tšau, tšau!